Järgmine külaline on stuudios, ma tunnen kaua seda inimest kui erakordselt leebet, malbet, vastutulelikku ja ei usu absoluutselt seda, mida tema kohta räägitakse meedias, et ta on niisugune türann ja despoot ja ebademokraatlik. Veenduge ise, tere tulemast sellesse saatesse Tarmo Mänd, presidendi kantselei direktor. Tarmo, tunnen sind tõesti absoluutselt inimesena, kes ei vasta sellele kujutlusele, mille sinust meedia on viimasel ajal loonud. Miks sa oled nende inimeste hammaste vahele sattunud? Mul on väga raske sellele küsimusele vastata niimoodi. Kas seekord antakse ilma asjata? Ka seda tuleb mõnikord ette? Ka seda tuleb ette, jah. Sobib teile, härra Mänd, Dom Perignon? Sobib väga, aga ma ei ole... On sul see Mark tuttav või? Mul on ta nime järgi tuttav, aga... Joonud ei ole kunagi või? Oi, tead, ma soovitan sul. Tegelikult ma ütlen sulle, meie, kes me oleme Nõukogude šampanjan ajal üles kasvanud, ikka niisugune poluslatko ja tead sa, see on hirmus hapu ja ei saa üldse aru, miks ta nii kohutavalt palju maksab. Tarmo, sa oled elanud ära, sa oled ju tegelikult veel noor mees, natukene võib-olla üle 50, sa oled ju elanud läbi fantastilise elu. Kõik, mis sinuga juhtunud on ja kõik need kõrged ametikohad, mida sa kandnud oled. Ma tean, et Hiiumaal olid sa veel Nõukogude lõpus täitevkomitee esimees, siis olid sa Lennart Meri juures samas ametis nagu praegu Arnold Rüütli juures, siis olid sa Riigikantselei direktor ja nii edasi ja nii edasi. Hariduselt oled sa tegelikult tipipoiss, jah? Tipi lõpetanud. Ökonomist, jah. Ütleme, mis tuuled sind kandsid, nii kõrgele ja nii kaugele? Oli see üks selge vedamine või oli see ikkagi üks Hiiu ja Saare maffia? Ma olen sellele ise palju mõelnud, aga vastust ei tea. Tõenäoliselt on see minu saatus. Jõululaupäeval, vana-aasta õhtul, näiteks imeiluses ja fantastilise auraga Reigi kirikus, mille koguduse liige sa oled, ma tean, jah? Olen. Küünla paned? Mis seal käid? Käin. Mis elu siis presidendi kantselei elab? Tarmo, mis siis sinust tegelikult sõltub? Presidendi kui institutsiooni elus? Ma olen seal teistkordselt. See on õige. Ma olen nimetanud, ma tean, et see sõna paljudele ei meeldi, et on tegemist tõukonna eluga. Ta mõnes mõttes on. See on elu, mida me elame koos presidendiga, see on presidendi elu. Pingiline, pikad päevad, kohati närviline, aga huvitav. Ma saan aru nii, et nendes õukonna intriigides, mida iga presidendi ümber, me alati võime nimetada seda kõike õukonnaks ja intriigid on alati ja igal pool. Ja alati peab olema niisugune inimene, presidendi parim sõber, tema kantselei ülem, kes nii-öelda hoiab kõik need otsad tegelikult oma rusikas. See ei ole minu arvates koht nii palju, kui mina tean, kus demokraatiat mängitakse ja seda demokraatiat ei mängita mitte kusagil. Kuidas sa valid neid inimesi presidendi ümber, nõunikud, kõnede kirjutajad ja nii edasi? See on sinu maitse või presidendi maitse? No nemad on presidendi nõunikud, nemad valib ikka, president valib omad nõunikud ise. Selles ei ole kahtlustki. Siin on arvamus igasuguseid olnud, me oleme koos seda ka teinud küll. Ja direktor võtab nemad tööle, selline on meie riigi seadus. Aga presidendi nõunikud on presidendi nõunikud, tema enda valitud küll. Kas ei oleks aeg presidendi kõnede kirjutajaks võtta inimese asemel, kes võib öelda meile, et Oskar Luts on väga hea kirjanik, eks ole, kuigi me teame seda ka ilma temata, ütleme inimest, kes suudaks kirjutada, no ma ei tea, sama hästi kui Oskar Luts või Emil Tode või keegi teine? Ma arvan, et see ring võiks olla laiem, kui meie maja seda võimaldab. Ei ole sugu käbi, kui neid tellitakse kuulsatelt inimestelt väljapoolt. Millal hakkavad kirjanikud, mitte kirjanduskriitikud kirjutama presidendi kõnesid? Mul on väga raske sellele vastata. Sõltub see sinust, sõltub see presidendist? Eelkõige temast. Saaksid sa hakkama ka sellega, et võtaksid näiteks presidendi kantseleisse enda alluvusse tööle ka oma pool suguvõsa, kellele parajasti tööd ei ole? Ei, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik? Ei ole. Või see on võimalik erandjuhtudel? See ei oleks eetiline. Kui terve suguvõsa teenindab presidenti? Ei, see on ebaeetiline. Sellest ei tasuks niimoodi seda küsimust tõstatada. Tarmo, kuidas sellised asjad saavad juhtuda? Aga kas on konkreetseid näiteid? Ei, selliseid näiteid ei ole. Aga kui me väga otsiksime, siis me leiaksime sellised näited. Küll, aga mitte Kadriorust. Okei, Tarmo, on see suur
vahe. Sinu teistkordne viibimine praegu Kadriorus, kui sa mõtled oma esimesele viibimisele, mis ei olnud vist küll väga pikaajaline samal positsioonil. On Kadriorg muutunud? On see aura muutunud? Ma arvan, et see on küll teema, mida tuleks mõne aasta pärast rääkida. Ma suhtlen praegu Lennart Meriga, töötan Arno Trüütli heaks. Aga ma arvan, et see on suuresti memuaaride teema. Kuigi selles on palju värvirikkaid kohti. Ja? Võib sinult memuaare oodata? Arvatavasti võib. Kuidas sa kaitsed presidenti kõikvõimalike ebameeldivate juhtumiste eest? Kas on nii, et kui ma laon lauale tuleval aastal, no ütleme mitte 40 000 krooni, aga 45 000 krooni ja teatan, et ma soovin anda, sest minu firmad tõid mulle sisse $1 000 000 möödunud aastal, et ma soovin anda ühe stipendiumi. Ja soovin, et selle piduliku hetke juures viibiksid kõik vabariigi suuremad ajalehed, telekanalid ja loomulikult vabariigi president. Pöördun ma sinu poole ja sina organiseerid asja ära või kuidas see asi käib? Meil on oma tavapärane kord. Pöördutaksegi presidendi poole ja kantselei valmistab asjad ette kõik. Me teenendame institutsiooni, president ütleb oma tahte ja sealt hakkab kõik argnema. Nii et see kõik oleks võimalik? Oleks vaid raha selle stipendiumi moodustamiseks? See oleks tere tulnud, kui te selle leiaksite. Ma kindlasti katsun selle leida. Tarmo, ütle mulle palun, sa hakkasid mind teietama või? See on ka hea idee. See on viisakas äkki. Nii, okei. Ma ei tulnud selle peale, ma võin vastu teietada. Härra Mänd, öelge palun, kuidas teile tundub? Kas te olete inimene, kes pigem igaks juhuks kaitseb presidenti kõikvõimalike erinevate ohtude eest? Et teie kui palju kogenud inimene suudate lihtsalt ette näha väga paljusid momente ja pigem väldite neid, kui lähete mingisugusele riskile välja? Oleks see oskus meil olemas, et kõike vältida, siis oleks see tänuväärt, kõike ei suuda ette näha. Aga kohustatud oleme me selleks igal juhul. Millest te tunnete kõige rohkem puudust oma tööst? On see raha, on need piiratud ressursid? Ei. Mis siis? Ma arvan, et presidendi institutsiooni on tänasel ajal, tänapäeval Eestis käsitletud natuke võib-olla liiga avatuna ja liiga palju on teda rünnatud teenimatult. Ma kaitsen siin oma presidenti, ma ei kaitse siin ise ennast. Ma olen teile selle eest väga tänulik, härra Mänd, ja tahan küsida teilt lõpetuseks, kas teie hääl jäi Hiiumaa praamile? Ei, minu hääl jäi Saaremaale. Käisin avamas koos presidendiga Saaremaa uut sanatooriumit ja teistele seal tervist antakse, aga minult võeti ära. Aga see on meil omavahelised teemad. President, ma loodan, on terve pärast Saaremaad täna õhtul Tartus. Väga terve. Ma tänan teid, härra Mänd, et te leidsite võimaluse tulla siia sellesse saatesse. Palun, väike šampanja ja soovin teile ja teie institutsioonile kõige head uuel aastal. Ja et probleeme oleks palju, aga lahendusi nendele probleemidele veelgi rohkem. Aitäh! Aitäh!